tervist! Täna siis Toyota RAV4 2.0 bensiin manuaal LPG. Ma arvan, hakkame mootorist pihta. Gaasipihustit vaikselt nagu kirja. Muidugi. Salong väga viisakas. LPG. Kliima. Olemas istmes soojendused, esiklaasis soojendus. Aga esiklaas ei ole originaal ja soojendust ei ole. Auks. Tagarijaga on kõik korras, viisakas, istuga saab mängida nii ja saab teha nii. Siis tal on 3 asendit. Ehk siis teeme proovitiiru, vaatame, kuidas on sõita, vaikne, pehme. Praegu ma filmisin peaaegu 3 minutit tühja sõitu, mitte midagi ei rääkinud, panen seda video lõppu. Aga nüüd alustame sellega, et räägime natukene autost. Sain ma teda vahetusena,
see BMW kupeesi väga keegi ei taha. Otsuse motiiviks oli see, et see on gaasiauto. Täielik Eesti ajalugu. Toyota Amservice, mitte kõik Amservice, aga kõik Eesti Toyotas kuni 189 000 kilomeetrit. See 180 millegiga 1000 kilomeetrit viimane hooldus Toyotas oli väga põhjalik. Need kõik reduktoriõlid, kaegukasti-õli, filtrid erinevad, et surmaukas. Kui keegi soovib, siis ma võin seda saata meili. Gaasiseade on paigaldatud 4 aastat tagasi. Kõik hooldused on tehtud Gasnetis. Viimane ma tegin 6 aega tagasi. No võib-olla natukene vähem. Seal läbisõidja kuupäev on kleepsu peal ilusti ja video peal see on näha. Kere poolt kõik on kõva, pehmeid kohti ei ole. Korrosiooni tõrje on tehtud, et maksimaalselt seda eluiga pikendada. Pisikriimud ikka kere peal on, ma arvan video pealt te kõik näete. Aga no, eks ta väga noor ka ei ole. Kütusekulu on, ma ei tea, mingi 6-7 euri 100 kilomeetrit. Ma arvan, see on kindlasti ökonoomsem kui diiselautod. Lõpparve puhul, kui me võtame remonti ka, siis diiselautod kindlasti kallimad. Antud auto on manuaal ja bensiin, mis on suht hinnatud asjad. Sest manuaali ronimisvõimalused on kõvasti paremad kui automaadil. On sillade lukusti, istmesoojendused, esiklaasi soojendus. No kui panna originaal esiklaasi, siin ei ole originaal esiklaasi. Tehniliselt auto on korrektne. No Toyotal nagu tehnilisi probleemi väga harva ilmub. Autol on kitimootor, gaasiseade, pihustid vaiksed, häält ei tee. Leki ka nad on kontrollitud. Viimane hooldus ei olnud Toyotas. Viimane hooldus on 4000 tagasi. Bosch services ja arvega samuti olemas. Autos on vaikne mõnus sõita. Kui tegu, siis arvestada, et see on tegu linna maastoriga. Autos on palju ruumi. Taga pagasnikus ilusti mahub gaasiseade. Ta on peidetud sinna põranda alla. Varuratas on luugi peal. Luuk ei ripu, ei logise. Ma unustasin rääkida, et pagasnikus ilusti mahub koerakong. Seal veel on mingi 40-50 senti ruumi laeni ja näiteks pere, kus on 2 koera, väike suur kass ja nädalaks maale minna, ruumi täitsa piisab. No võime jälle trikki teha, et käed on siin, auto ikka sõidab sirgelt. Kliima ilusti puhub külma. Kui on jahe ilm, siis puhub soega. Akna tõstakid, asjad kõik töötab. Üldiselt auto on Eesti ajalooga.
eelmised omanikud on sellest hoolinud. Gaasiseadmega sõit on üliodav. Siis midagi veel äkki mainida. Nagu ma mainisin, bensiinmootor manuaalkäigukast on ülitöökindel, ronimisvõimeline. Põhja alt on mootori kaitse ka. Suur turvaline asi. Kärukonks olemas. Kui ausalt olla, siis bensiini kohta ma ei oska midagi öelda, sest ma ei ole siiamaani teda tankinud. Oman ma teda 6 aega. Võib-olla natukene rohkem, võib-olla natukene vähem. Ja sain ma teda 3 veerandpaagiga. Praegu on natukene alla poole. Eks jõuamegi teele, kus me saame kiirendada 90-ni. Auto ei ole ülikiire, aga isegi möödasõitu saab vabalt teha. Kiirust on 90 kilomeetrit tunnis. Meil on natukene rohkem kui 2100 pöördet. Ökonoomne režiim on aktiveeritud. Autos on vaikne. Sõidab sirgelt, piidurdab ühtlaselt. Kui olete huvitatud, siis tulge vaadake. Soovi korral viige kontrolli. Ja siis jõuame tehinguni. Kui teil tulevad mingid juurde küsimusi, siis ma hea meelega vastan nendele telefoni teel või siis SMS-id, email, teie valiku. Aga head päeva jätku teile. Olge ettevaatlikud roolis ja turvalist liikumist ja ostlemist.